tere! Kui valgustöötaja, ma tahan ka sulle öelda valgustöötajale, et sa pead ka arvestama sellise asjaga, et kui sa oled selline tervendaja, sinu aura on tervendav, siis tihtilugu sulle ennetuseks, teadmiseks, et sa võid magnetiseerida enda ellu ka sellised, kes ei ole kas julgenud, ei ole saanud, ei ole osanud, ei ole olnud teadlikud, et lahendada oma pooleli jäänud intensiivseid, mõnikord ka toksilisi mustreid oma vanemaga. Ja siis nad projitseerivad oma vanemat automaatselt sulle mingil moel. Sellepärast, et sina oled iseendal olnud vanemaks, vanavanemaks, lapseks. Sa oled endaga nii heas kontaktis ja sellepärast on see toimunud. See on tekitanud usaldusruumi ja automaatselt küsimata, mitte piire austades, on asutud protsessima. Aga siin on, ja seda ebateadlikkusest. Mõnikord mitte isegi otseselt, vaid oma mõtetes, meeltes sa automaatselt meenutad neile oma vanemat või vanavanemat, kellele neil jäi mingi asi pooleli. See on sellepärast nii, et sinu aura on niivõrd tervendav, usaldust tekitav ja seda tehakse automaatselt seda projitseeringut, kuid tegelikult on see räige piiride rikkumine. Ja kui sina sellest teadlik ei ole ja oled võib-olla vastuvõtlik, siis sa võid võtta tema nii-öelda protsessimise toksilisuse energia enda kanda, aga sul on vaja see tagastada. Ja jah, teatud mõttes on see nagu vaimuhaigus, kes sulle seda projitseerib. Aga ta teeb seda teadmatusest, oskamatusest. Ja sellepärast, et ta ei ole saanud seda teha päris inimesega. Ja tahes-tahtmata sinu energia on niivõrd võimas valgustöötajana, transformeeriv, alkeemiline, et see tekitab tunde, et sinuga ma saan neid asju ajada, kuid see on absoluutselt lugupidamatu. Tegelikult, kui niimoodi kõrvalt vaadates, võib tekkida see nagu vaimuhaigus oleks see, et keegi hakkab nüüd heast peast protsessima, projitseerima sulle oma tegemata tööd, oma prügi. Et ennast ja teisi austav inimene niimoodi ei tee küsimata. Et see on, kuidas öelda, nii juhtub, kui sa ei tegele enda sisetööga. Kui sa ei tee enesetervenduse tööd, siis sa hakkad automaatselt teiste inimeste peale ennast välja elama. Teiste inimeste eludesse sekkuma liigselt. Selle tõttu, sest sa ei ole teinud seda sisedünaamikat teraapiaruumis või kuskil. Et see väga palju tihti nii juhtub, ja et kui sa oled sellest teadlik, sa saad öelda siin stopp, eks ju? Ei, ma ei ole nõus sellega, ma tagastan selle, see kuulub sulle. Ja see on sinu teema, sinu karma, sinu grammaatilised suhted, et ajada. Sa oled mind ajanud sassi kellegi teisega. See on sinu kaitse. Ole sellest teadlik.